tänasele raamatu esitusele, mis on siis Urmas Alenderi suur luulekogu Elu, mina, sina. Ja ma usun, et nagu enamik teavad, siis tänane päev ei ole üritusele päris juhuslik, et ütlesin täna Urmas Alenderi sünnist täpselt 70 aastat. Nii et tegemist on ka teistpidi piduliku sündmusega. Et kui me siin aasta alguses kunagi sellele tähtpäevale mõeldes hakkasime natukene mõtlema, et mis võiks olla see võti, milles Urmas Alenderi kohta midagi uut avaldada, siis siin tuleb arvestada sellega, et tegelikult tema kohta üht koma teist on ju ilmunud, üldse mitte nii vähe, et on ilmunud 3 raamatut tema kohta ja lisaks on ilmunud üks rullaraamat, kus on loomulikult ka temast ja siis mõtted üüriski vaikselt selle peale, et tema luule ja laulusõnade kohta midagi põhjalikumat avaldada. Et see ei ole esimene raamat, mis on Alenderi enda luule ja laulusõnade kohta, et 15-16 aastat tagasi ilmus üks väiksem kogumik, Truu Nailonkuu, kus oli siis selline kitsam valik ja mida ammu ei ole enam saadaval ka. Ja kui me siis juba asjasse natuke sügavamalt sisse läksime ja Jokoga rääkisime ja arhiivist materjale vaatasime, siis võib-olla see oligi üks nendest üllatustest, mis selle raamatu tegemisega kaasnes, et võib-olla meil ei olnud kohe ettekujutust, et see materjal on nii mahukas tegelikult. Et see raamat on üle 500 lehekülje ja pealegi ei saaks öelda, et see oleks absoluutselt kogulooming. Et me oleme siin ikkagi natukene ka valikuid teinud ja see keskendub ikkagi originaalloomingule, et me oleme näiteks välja jätnud siit võib-olla näiteks välismaa tuntud laulude tõlked, mida ta ka üksjagu tegi. Ja mis võib-olla siin veel selle töö jooksul võib-olla oli ka selline huvitav avastus, oli see, et ma ei tea, võib-olla selline kõrvaltvaatajate jaoks on ju loomeinimesed tihtipeale sellised kaootilised ja armastatakse neid väga boheemlasena kujutada. Ja võib-olla see kaootiline pool peab ka olemas olema. Aga tegelikult suur osa sellest materjalist oli ka olemas väga süstemaatiliselt. Et selles mõttes, et need olid sisse trükitud ja süstematiseeritud aastaarvudega ja nii edasi, et küllalt palju oli ka sellest juba olemas, aga muidugi mida edasi see töö läks, siis selgus, et tuli veel ühe ja teise nurga tagant asju juurde. Ja selles suhtes ma arvan, et kes seda raamatut loeb, et selle jaoks on selliseid huvitavaid avastusi, et mida ei oska lihtsalt teada enne. Aga raamatu enda kohta ma praegu midagi rohkem ise ei hakkagi ütlema, et selle jaoks on meil siin Joko Alender ja raamatu toimetaja Mari Karlsson, kes siis selle kohta nüüd natukene lähemalt räägivad, pärast saab ka küsimusi esitada ja lihtsalt vestelda. Nii et minu poolt aitäh, mina annan mikrofoni edasi. Tere! Ma ei saaks ennast nimetada selle raamatu toimetajaks, sest tuleb öelda, et seda raamatut ei ole toimetatud. Nii nagu ütles Doris Kareva selle raamatu eessõnas, ma nüüd loen tsiteerin, neil, kes on silmitsi lahkunud luuletajast jäänud märkmetega, on erakordne vastutus. Mida arvata värssidest, millest ei tea, kas nad on veel pooleli või just sellisena oma lõpliku vormi leidnud?
ja me mõtlesime Yokoga ja tegelikult ma pean ütlema, et me ei muutnud siin mitte ühtegi sõna. Sellepärast, et Urmas Alenderi keel on tohutult rikas, aga samal ajal on see ka väga kalambuurikas. Seal on sõnaloomet, sõnamängu ja ütleme näiteks, et nalja saab ka komade või komade puudumisega. Kui sa paned koma, siis sa loed seda laulu lauset ühtepidi. Kui sa ei pane koma, siis sa loed seda teistpidi. Ja võt nüüd ongi lugeja, kes võiks tulla selle mänguga kaasa ja mõtelda, kuidas on nii ja kuidas on teisiti. Seetõttu olen ma, mitte küll nimetades ennast toimetajaks, siiski väga rõõmus, et ma sain selle raamatuga tegeleda, sellepärast, et Urmas Alender avanes mulle sellisest küljest või nendest külgedest, mida ma ei uskunud üldse olemas olevat. Ja mind tabas seda raamatut siis läbi töötades ja mitte üks, vaid mitu korda, mitu üllatust. Kõige esimene ja kõige, kuidas ma ütlen, ootamatum oli see, et Urmas Alenderi Kollane koer on kirjutatud ja hüvasti Kollane koer on kirjutatud 1968. aastal, mil Urmas Alender oli 15-aastane. Ja kui ma nüüd kuulasin seda laulu üle internetist, lugesin neid kommentaare hiljutisi, siis siiamaani inimesed kirjutavad, et nad kuulavad ja nutavad. Mis tähendab seda, et ta läheks hinge. Siis ma rääkisin sellest rikkalikust kõnekujunditest, sellest rikkalikust keelest. Tunnistan ausalt, et on vähe pandud sinna raamatusse komasid, sellepärast, et ma sain aru, et Urmas Alender teab väga hästi, kus komad käivad. See tähendab, kui ta ei taha neid sinna panna, siis ta lihtsalt ei pane. Mis mind veel üllatas on see, et kui seda raamatut niimoodi järjest lugeda, luuletused on kõik kronoloogilises järjekorras, siis see avaneb meile kui päevik. Me võime näiteks üsna täpselt näpu panna selle aasta peale, kui Urmas Alender leidis endale Jumala. Ta kirjutab sellest. Hiljem on Jumal kirjutatud suure tähe. Aga selliseid väikeseid isiklikke asju on kindlasti palju. Ja ma ütlen kolmanda asja veel, mis mind väga üllatas, ma tahaksin seda tsiteerida, on see, et näiteks luuletused, mis on kirjutatud 70-ndate alguses, kus Urmas Alender oli väga noor mees, siis 20 siis, eks ju, siis neid luuletused võiksid olla kirjutatud eile. Ma loen teile ühe, mida te leiate tegelikult raamatust lehekülg 70 ja on kirjutatud 73. Ilus oled järv, siia tuleb veehoidla. Ilus oled jõgi, siit saab elektrit. Ilus oled mets, varsti tabab meid paberiuputus. Ilus oled loodus. Koduloo muuseumides ja kunstigaleriides on säilinud üksikuid pilte reostamata maastikest. Ilus oled muusika. Masinad vendavad meloodiliselt. Ilus oled inimene. Aastal 2000 maeti viimane Jumala loodud inimolend robotite poolt. Maale saabus igavene rahutus. Ma olen nüüd rääkinud oma üllatustest, aga küsin Jokolt, mis sind tõeliselt üllatas neid luuletusi nüüd järjest niimoodi üle lugedes? Ja ma võtan korraks pausi ja ütleme need tänusõnad kõigepealt, sest sellest peaks alustama, et kõigepealt aitäh Taunole ja kirjastusele tulemast, Torisele, kes oli nõus kirjutama eessõna, Marile loomulikult selle koostöö eest ja kujundaja Endlale ja ajaloomuuseumile, kes ikkagi hoiab seda pärandit väga ilusti. Aga nüüd, mis mind üllatas? Võib-olla kõige rohkem üllatas mind see tunne,
ja see vahe, mida ma tundsin, kui ma sain selle raamatu ühel ilusal, äkki võis isegi olla pühapäeva hommik või, igatahes ma millegipärast sain olla kodus ja seda lugeda. Et see, mis juhtus minu jaoks jälle see üllatus, et ma olen enamust nendest luuletustest enne lugenud, siis neid veel korduvalt isa enda poolt loetuna sinna kõrvale kuulanud ja ometi, kui need sõnad on trükitud seal paberil, siis tuleb nagu mingi uus kihistus ja avaneb see luuletus. Et ma ei tea, mis asi see on, aga minu jaoks see oli nagu maagia. Et selles mõttes sisus oli võib-olla kõige suurem üllatus, et ma leidsin sealt tegelikult ühe luuletuse, mis tabas mind nagu täiesti sellise isikliku välguna, kuna mulle tundus, et see pole küll mulle kirjutatud, aga see pole võib-olla suures pildis nii oluline, aga jah, see paberi maagia võib-olla mõnes mõttes, selles mõttes on hästi hea meel, et see nüüd on niimoodi. No seal raamatus on tegelikult palju, ma arvan, et palju rohkem poleemikat ja kaja siis tolleaegsetele oludele või isegi inimsuhetele. Mõned luuletused on otsesõnu pühendusega, mõned luuletused on viitega, siis näiteks astub Urmas Alender seal siis dialoog, ma kujutan ette, et neil päeval võis mingisugune mõttevahetus olla, öösel sündis luuletus ja sellist dialoogi on tunda Viivi Luige Juhan Viidinguga lausa otseselt, Juhan Liiviga, Alliksaarega ja kas sinul tekkis mingisugune asi, et sa oleks tahtnud vaielda, et vot ei ole nii, on ju, või oli nii, või kas see on nüüd nii, või sa oleks tahtnud midagi vastu öelda? No, see on huvitav küsimus. Ma vist olen nagu nautinud, et see on üks koht, kus ma ei pea vastu midagi ütlema ega vaidlema, et saab lihtsalt nagu kuulata. Pigem mina võtangi seda isegi lugedes nagu kuulamisena huvitaval kombel. Et siin juures on ju, võib-olla ma räägin ka kuulajatele, et isa tegi ju sellise triki, et ta siis, ma arvan, et see võis olla isegi lausa 89 või äärmisel juhul 88, siis ta istus seal Odra tänava kööktoas laua taga ja luges kõik need luuletused, mis ta siis sinnamaani oli kirjutanud, luges sisse, enne kuulsite ka mõningaid. Et mõnes mõttes ka see oli nagu hästi suureks abiks minu meelest, et ikkagi kuulata, et kuidas ta ikkagi täpselt ise ütles, et kuigi olid ju tõesti nii käsikirjaline variant, mis võiski olla see öine perfokaart või midagi, kui siis uuesti korrektselt trükimasinaga tal endal ümber trükitud variant, et siis ikkagi, kui ta ise loeb, ja siis veel need mõned toredad kommentaarid sinna juurde, et see jälle nagu avas kuidagi mingit kihti, mille puhul muidu oleks võib-olla pidanud nagu oletama. Aga kui Elo Viiding tegi Juhan Viidingust luulekogu, selle suure, siis tema ütles ühes intervjuus, et seal on kaks vahel. Üks on isa, teine on luuletaja. Kas sinul on selline vahe vahel? Vot see on huvitav, et tihti on ju küsitud ka, et isa sul mängis alati mingit rolli ja et üks roll, kui ta oli laval ja kui ta esitas mingit sõnumit või et kui tulid teised inimesed tuppa, siis ta läks mingisse rolli, kui siis versus siis see, et sa olid taga kahekesi, aga võib-olla lihtsalt, kuna ta oli nagu mulle nii lähedane, siis minu meelest on see kõik ikkagi üks, et minu meelest ta oli ikkagi kogu aeg nagu tema, et minu jaoks seda vastuolu ei ole ausalt öeldes. Tänases Päevalehes ilmus minu arvates väga hea pikk intervjuu, mille autor on Mikael Raun ja seal sa meenutad ka, et see vist näide oli Alukülast, aga kui sa esitasid esimest raamatut Alenderist, mitte esimest raamatut, vaid eelmist seda suurt, siis igal ühel on Alenderist oma lugu.
ja tegelikult meil, ma hakkasin mõtlema, et aga ongi see, igalühel on meist oma lugu, mida ta kipuks jagama. Ja noh, ma tahtsin selle looga minna sinnapoole, et esiteks meil on muidu kalender, kõige esiteks on muusik, laulja. Ja seetõttu on just see raamat väga huvitav, sest väga paljusid tekste loevad inimesed, eks ole, esimest korda ja ma, kuigi nagu ka Tauno siin nimetas, on need luuletused ilmunud varem Loomingus, eks ole, 80-ndatel, siis niimoodi järjest lugeda on see nüüd esmakordne võimalus. Aga ma ei taha sugugi hakata siin nüüd rääkima oma mälestusi kalenderist, mis kestavad ka kaua. Ma küll tahaks kuulda. No ja küll ma ütlen ühe selle, kui me olime esimesel kursusel kolhoosis, mina mäletan teda pika valge salliga, kui ta tuli stiilis uks jalaga lahti, eks ju, siin mina. Aga 80. aastatel Mooste kolhoos tudengid, kus me röökisime öö läbi Ruja laule. Eriti meeldis meile kisada üle terve Mooste, nii vaikseks kõik on jäänud. No selliseid lugusid on kõigil. Aga me kohe hakkame rääkima, kahjuks Mihkel Truumann ei saanud tulla, sest ta jäi haigeks. Me hakkame, õigemini Yoko hakkab rääkima sellest plaadikogumikust, mis ka kohe on tulemas, aga mina tahan lugeda teile veel ühe leiu Urmas Alenderi raamatust, mis on parim luulekogu reklaam. Pealkiri on sellel Lemmikluuletaja ja te leiate selle raamatust lehekülg 152. Uua on minu lemmikluuletaja. Ta on väga hea luuletaja. Tema luuletused on palju paremad kui näiteks JV omad ja sootuks paremad kui VL omad. Ta on ka inimesena kena ja väga tark. Kõik, mida ta kirjutab, on väga eluline, näiteks allkiri. Kas pole imeilus allkiri? Kui te teda veel ei tunne, siis ostke ilmtingimata tema luulekogusid. Ta on minu lemmikluuletaja. UA 1976. Nii, aga nüüd plaadi juurde. Jaa, see oli väga tore luuletus, ma arvan. Ja väga sobiv. Jaa, absoluutselt. Ehk siis ma arvan, et ta ikkagi tahtis, et luulekogu sünniks ja minu teada Looming lükkas kõik ta luuletused tagasi. Ma mäletan igatahes sellest, kui ma tegin seda suurt raamatut mõned aastad tagasi koroona ajal, siis seal oli ka kiri ja kus siis Looming vastas, et vabandust, aga need on sellised toredad katsetused, aga proovige neid laulutekstidega kasutada või midagi säärast. Ma tean, et Noorus lükkas need tagasi, sellepärast seal on ka üks suhteliselt selline, no ma ei kasutaks sõna sapine, aga midagi umbes taolist, mis on puhendatud Rudi Rimmelile, kes siis tol ajal kõiki noori luuletajaid rappis. Ja, no vot, nii see oli. Aga sellest plaadist jah, et eks natuke ma olin ise ka nagu murelik, et kas nüüd niimoodi korraga ja kõiki asju aga samas ma ikkagi mõtlesin, et tegelikult ju on praegu just nagu eriti tore see, et on neid inimesi, kellel on need isiklikud mälestused ja minu meelest selle pärast tundsin ma ka endal justkui nagu seda vastutust, et võimalikult palju sellest tema seni ilmumata loomingust siis ka saaks nii-öelda välja antud ja Tartus siis tõepoolest on selline tore ettevõte nagu Vaigu Viiul, kes siis ongi võtnud enda asjaks anda välja Eesti nii-öelda roki, folgi klassikat ja seda siis just nii LP-de kui CD-de peal, mis siis LP-d on nüüd jälle moodi läinud. Ma räägin inimestele, kellel võib-olla, ma ei tea, kas te teate, aga kuna meil näiteks peres on ka teismelisi lapsi terve pande, siis on ikkagi mu abikaasa on muusik ja tema elas läbi selle aja, kui enam keegi ühtegi plaati ei ostnud ja see kõik oli väga raske ja keeruline ja nüüd tulevad lapsed nende LP-dega uuesti, et see on omamoodi nagu selline müstika. Aga siin plaadi peal siia siis sai siis kokku Mihkel tõesti, kes siis täna jäi kahjuks haigeks.
aga ta pani siis siia kokku nüüd nende lintide pealt põhiliselt, mis siis isa andis tegelikult enne laeva peale minekut Priit Kuulbergile hoida, kes on selline, ütleme, kellel on ilmselt kõik maailma lindid koos, helirežissöör, ja tema on siis saanud seda vana materjali nüüd siis ka taastada. Ja suur osa sellest on siis tõesti sellisel kujul sellest 101 laulust, mida ei ole inimesed seni siis saanud kuulda, et mulle endale on see muidugi väga põnev, et kas hakkab siit tulema ka mingit tagasisidet, et noh, siin on ka mõned sellised üsna huvitavad, näiteks venekeelne Minu Eestimaa ja mõned ingliskeelsed laulud ja mõned sellised täitsa nagu katsetused, mida võib-olla keegi pole kuulnud, mida ta lindistas kodus sündiga, näiteks minule jõuludeks kingitud sündiga. Aga on muidugi ka neid nii-öelda klassikalisi kitarripalasid siis põhiliselt, et 101 laulu ja nüüdseks siis ma arvan, et võib öelda, et suur enamus sellest materjalist, mille ta oli üles võtnud ja salvestanud, see saab siis välja antud. Et kaustikutes on üht-teist veel säilinud, aga salvestuste mõttes ikkagi enamik on olemas, et selle üle on loodud hea meel. Ja Mihkel tegi siis ka sellise asja, et ta kirjutas selle plaadi juurde sellise väga, ta on arhivaar minu meelest hariduselt, ebaviisakas niimoodi inimesest selja taga rääkida, aga kuna ta haigeks jäi, siis ja ta tõesti läks nagu väga süvitsi, tegelikult analüüsis ka seda luulet mõnes mõttes, laulutekste siis selles mõttes, et keda, milliseid teisi autoreid ta millal kasutas. Ja samamoodi, näiteks me oleme siin omavahel arutanud ja mulle tundub, et see Hüvasti kollane koer ei olnud mitte ainult esimene luuletus, vaid oli ka esimene laul. Ehkki isa hiljem ise ütles, et oli Vana kloun, aga ma arvan, et Vana kloun oli tegelikult teine, sest kaustikutes on nii ja ma arvan, et ta ei oleks kirjutanud teistpidi. Ja lihtsalt ma arvan, et talle meeldis see Vana kloun, oli tema jaoks nagu selline, eriti kui ta selle salvestas siis 93. aastal selle Vana klouni plaadi, siis mulle tundus, oli tema jaoks nagu selline ring, mis sai nagu kuidagi täis selle salvestamisega, et siis ta ise ütles, et see on esimene, et loomingu nimel ta ikkagi oli nõus ka seda narratiivi korrigeerima, kui vaja oli. Mulle tundus nii vähemasti, ma ei tea, Rein noogutab, ma loodan, et sulle ka tundus nii. Kas ma võin küsida, ma küll mõtlesin, et me ei hakka siin mingisuguseid isiklikke asju niimoodi ajama, on ju. Aga sa selle kollase koera lugu tead või? Kas sa tead? Kas seal on mingisugune lugu ka taga või see oli lihtsalt selline puhas loominguline mõte? Ei tea ausalt öeldes. Ma praegu mõtlen, et kui ta seal, sest selles suures raamatus, mille ma kokku panin, ega ma sinna ise, et siin jäi mulje, nagu mina oleks selle nagu et mina panin lihtsalt tema materjalid kokku, et mina ei ole sinna ühtegi sõna lisanud omalt poolt, et see oli ainult tema enda intervjuude ja juttude ja kirjade ja arhiivimaterjalide põhjal. Ma mäletan, et ta rääkis seal küll sellest algusest, aga minu meelest ta ei rääkinud seda lugu. Ma tean, et ühes selles Tartu raadio saates ka, aga mul praegu on natuke mäluauk, et kas ta seal räägib, üks hästi tore salvestus on, mis on meil ühe selle DVD peal nii-öelda lisaks. Aga ma tahtsin enne veel öelda, et mõnes mõttes jah, ma olen nõus, et loomulikult me teame teda eelkõige lauljana. Aga minu meelest selles mõttes see luulekogu on tähtis, et see, mis teda eristab minu meelest lauljana, ongi see, et ta laulab sõnumit. Ja see on ka selle luulekogu sisu, et noh, mitte iga laulja ei tegele, mulle tundub nii palju tekstiga. Et see eesti keel kui selline, ma arvan, et see oli tema jaoks olulisem kui võib-olla paljude teiste lauljate jaoks. Et kindlasti jällegi ma näen silmanurgast Reinu, et kindlasti ka Rein treenis seda tema sõnumi edastamise oskust, aga ma arvan, et see keel oli tal ikkagi ka endal hästi nagu veres, et teda huvitas seesama mängimine keelega, millest sa rääkisid ja ma ise tabasin ennast mõttelt,
et noh, me läksime ju Rootsi, kui ma olin 10, ega see eesti keele õppimine seal Rootsi-Eesti koolis oli sihuke noh, oli ja ei olnud ka, aga ka minu keeleharidus pärineb tegelikult tema loomingust, mis oli kogu aeg käis, eks ole, meil kodus. Ma sellepärast küsisingi selle Kollase koera kohta, et vaata, need luuletused on kõik mingisugusest tundest tegelikult pärit. Et nad ei ole lihtsalt niimoodi, et no ma ei tea, kuidas luuletusi kirjutatakse, aga ma olen kunagi olnud ajakirjanik ja ma tean, kuidas lugusid kirjutatakse, eks ole. Et sul on lihtsalt vaja ja siis sa istud ja kirjutad. Aga need asjad on tulnud kuskilt seest ja kui ma nüüd seda üle vaatasin, no kõik tähendab, on pärit mingisugusest konkreetsest impulsist, mis on siis tulnud väljast, eks ole, on niimoodi ära seedinud. Pärast nad võib-olla esimesed pursatusega tuleb välja, aga kui me sealt seda vaatame, siis me vaatame seda, kuidas emotsioon kordub. Ja me tegelikult näeme ka seda, kuidas kujund, mis on, ütleme, 70ndate alguses rabe, on 70ndate lõpus juba nii-öelda välja töötanud ja läinud nagu oma õigesse kohta, oma õigesse pessa. Ma selle plaadi kohta veel küsiks. Mikkel, sa rääkid, et sa ütlesid, et ta tuleb nii vinüülil kui ka CD-l. Vinüüli saab ette tellida? Jaa, vinüüli saab ainult tellida, kuna vinüüli tootmine on tänapäeval selline väga erakordne nähtus, peaaegu nagu jõuluvanna tulek. Ma näen seda lumehelbekest seal. Et seda saab sealt e-poest, Vaiguviiuli e-poest tellida kuni 1. detsembrini ja CD-d tuleb loodetavasti siis enne jõule ka poodidesse. Aga mul jäi ikkagi nüüd kummitama see luulekogu suhtes üks mõte, et mul käis paar päeva tagasi Juku-Kalle kirjutas arvustust, vist ma ei ole küll ise seda lugenud, ma ei tea, mis ta lõpuks siis kokku kirjutas, aga ma ütlen vahel, pealkiri oli nagu ehmatav, aga sisu oli väga positiivne. Okay. Et ta ütles... Ma ei ole Postimeest ammu lugenud, ma pean otsima õigused endale. Ta nimetas, no ma ei tea, pealkiri oli kuidagi seoses teismelisusega. Ja, ma arvan, ma andsin talle inspiratsiooni selleks. Ja, aga no mida edasi, eks ole, seda nii. Aga meil oli temaga lihtsalt seal väike selline mõttevahetus, et tema leidis siis, ta küsis minu käest, et millal ma avastasin isa luuletused. Ja ma ütlesin, et ma arvan, et ma teadvustasin endale nende olemasolu kuskil varateismeeas ja siis ta ütleski, et jah, vot, et näed, et Urmas jäigi nagu selle varateismelise nagu sellise üliemotsionaalse ja maailma nagu maailmas tõde ja õiglust otsiva nagu loomu juurde. Aga et tal ei toimunudki nagu seda murrangut, aga mulle endale tundub tegelikult ja vist ka sina natuke viitasid sellele, et tegelikult see murrang toimus kuskil seal 80. paiku ja ta ise ütleb seal kassettidel samamoodi, et 80. aastal seal ta sai aru, mis asi on kunst esiteks, eks ole, võib-olla see on ka selle jumalaga seotud, eks. Et mulle tundub ka, et seal ikkagi oli mingi teatud nagu murrang, kuigi ma ei ole mingi luuleanalüütik. Ei, seda muidugi mitte, aga tõepoolest, et seal ongi mõned luuletused, mis ka näiteks Endla ütles, et kuule, et noh, see ju põhimõtteliselt kordub, on meelega seal sees sellepärast, et näha, et kuidas see mõte, no kes viitsib, eks ole, tagasi kerida, oli aastal mingi 74 on ju, ja kuidas see mõte on aastal 83. Ja minu meelest seda on kuulda ka tema häälest. Et sellepärast ma olen tahtnud ka selle plaadi juurde, et kindlasti oleks lisatud nii nende laulude kirjutamise aasta kui ka salvestamise aasta. Sest et see, kuidas ta laulab mingit lugu aastal, ma ei tea, 71 versus siis 91, noh, see on täitsa nagu täiesti erinev mõnes mõttes, et jah. Nii, aga me täname. Kas keegi tahab midagi ütelda, küsida,
võib-olla pärast siis meil on siin laud kaetud, sellepärast et täna on siiski Urmas Helendri sünnipäev ja ärgem nimetagem seda sünniaastapäevaks. Vaid ütleme lihtsalt sünnipäev. Et on pidu, on laud kaetud, Yoko on siin, aga ma tahaksin Yokole endale veel lilled anda. Kas me teeme niimoodi, et... Nii. Head. Teeme nii, et sa palun hoia neid nii kaua ja võta pärast kaasa. Endale täpselt samamoodi, ma annan selle kaasi, vaata palun, võta neid ja pärast. Niisiis, olge palun kenad, Aula.